tere, minu nimi on Andres Põllist ja tavaliselt neid Polaarklubi õhtuid juhatab kapten Savamägi. Tema on haige, nii et ma olen siis tema asendaja. Ja ta palus, et ma teen ka sissejuhatuse ja kui vaja, siis paluks, et teile pärast küsimusi on. Ja kuna selline palve oli, siis ma võtsin, et mida ma siis räägin, võtsin ETISest, kes ei tea, see on Eesti Teaduse Infosüsteem, Eiki Junnineni ja trüksin välja. Nagu te näete, ma sellepärast võtsin koti ka kaas, muidu olekite paberitega imelik tulla olnud, kokku on seda siin 31 lehekülge. Ja ma paari asja siis refereeriks. Valdkond on loodusteadused ja tehnika, maateadused, siis teise klassifikaatori järgi geofüüsika, füüsikaline okeanograafia, meteoroloogia ja seal on täpsustus, atmosfäärifüüsika. Siin on toodud ka teenistuskäik, millest võib-olla kõige olulisem on siis see, et 1. september 2019 keskkonnafüüsika professor Tartus. Lisainfo on ka huvitav. Läbirääkimiste meistriklass. Teadusinnovatsioon. Meeskonna mäng mitmel tasandil. Mart Saarma 4. meistriklass. Mart Ustavi ja Andi Hektori. Esmaabikoolitus. Ja aerosooli massispektromeetri kasutajakoolitus. Spektromeetri. Siis on veel üks hands-on training on proton transfer mass spektromeeter in Forschungszentrum Jülich on ja Saksamaal teaduskraadid. Ja see on tähelepanuväärne, et mõlemad üks on siis doktorikraad on Helsingi ülikoolist ja magistrikraad on Kuopiost. Ja keskhariduse juures on ka huvitav nüanss. See on, põhiharidus on Pärnu, Liiga Koiduala nimeline teine keskkool, aga keskharidus on sama Liiga Koiduala nimeline kool, aga 11-12 klass on Soomes. Siis on klassifikatsiooni lisainfo, siis on kõigepealt on siin patendid, need on 7 tükki, siis teaduspreemiate juures on Tartu Ülikooli teenete märk, aga mis minu jaoks nagu veel põnevam on 2018, 19 ja 20 vaadati 1% mõjuvõimsama teaduse hulk. See on, ma arvan, päris kõva kõne, sinna nagu nii lihtsalt ei saata. Tartu Ülikooli senati liige, õppetöö, atmosfääriteadused, edasi jõudmistele, atmosfääriteadus ja tehnoloogia. Ja ma ei hakka neid nimesid kõik ütlema, aga ma teile, kui ma vaatan, siis rahanumbrid on ikka päris tähtsad. Ja sõnaga üks projekt, mida meie esineja juhib, lõpeb 2029, see on 270 000, teine lõpeb 2028, see on nüüd kambast koos, see on üle 1 miljoni, siis on seal üks doktoriõppevärk, see on 238 000 ja lõpeb 2026. aastal. Siis on veel üks
26. aastal see on 545 000. Siis on ta ka kambas Martti Raidaliga, mis on CERN-i värk, kokku on see peaaegu 1 miljon, aga siis meie esinejal on seal ka väike tagasihoidlik 177 000 osa. No ja lõpetatud projektid on siin ka 1,3 miljonit ja 60 000 ja 629 000. No, siin läheb ikka edasi kõik see. Siis tulevad artiklid. Artiklite hulgas, muu hulgas on võib-olla küsimuste hulgas, ma ei tea, kuidas sa tahad ise ka rääkida, aga on siis muu hulgas sellise materjali leiutamine, mis COVID-i viirusele väga ebatervislikult mõjub, tasuks siis kasutada maskides, ma eeldan, eks ole, see oli mingi selle suunaga töö, siit kui ma neid vaatasin. No võt, selline esineja ja esinemise pealkiri on siis siit näha kõigil, nii et palun. Meil on esmane kogemus, kus keegi etise profiili põhjalikult läbi töötab, aga õnneks ei pea häbenema. Aga jah, professor räägi üldine aastast 2019 ja hiljuti muutsin keskkonnafüüsika labori nime keskkonna atmosfääri ja keskkonnateaduste laboriks. Kuna see põhjendus siis taga on esiteks paljud kardavad füüsikat ja teiseks probleem, mida me siin lahendame, ehk kliima ja keskkond on nii mitmedimensiooniline ja interdistsiplinaarne, et see teadused sõna hõlmab seda interdistsiplinaarsust selle probleemi lahenduste juures, et füüsika üksinda ega ka keemia üksinda ega matemaatika ja bioloogia üksinda ei suuda seda probleemi lahendada, vaid siin on vaja teha väga palju koostööd. Väga palju endast rohkem ei räägi, aga üks slaid siiski natukene võib-olla tavalisest erinev. Tutvustan ennast läbi atmosfääri CO2 kontsentratsiooni. Ehk kui ma sündisin, oli atmosfääris globaalselt aasta keskmine 331 ppm. Kui ma lõpetasin gümnaasiumi, seda siis Soomes juba oli 357 ppm. Kui ma kohtusin oma naisega, pluss et sain magistrikraadi, oli juba 372 ja nii ta edasi läheb. Esimese lapse saime, kui oli 384, teise lapse 394, sain doktorikraadi 397, professori koha 415 ja nagu te arvata võite, selle taustal on Marulaos mõõdetud globaalne tausta CO2 kontsentratsioon ja mis on jahmatav selle asja juures on, et iga oluline sündmus minu elus. Me vaatame tabelist uus number ja see uus number on alati kõige suurem. Kunagi nii suurt pole olnud ja kunagi nii väikest enam ei ole. Iga järgmine tähtis samm minu elus algab uue CO2 kontsentratsiooniga, mis ei muutu. Tagasi minna on väga keeruline. See on suhteliselt lühike aeg, see on minu elu. Tegelikult see loomulikult läheb palju kaugemale, et kui me siin vanemad, kui sündi, üks oli nii, et kui me võtame eelmised 1000 aastat, siis me näeme, et on selline hokikepi kõver. Hokikepi kõver me näitan paar tükki ja kõik need kirjeldavad seda, et miskid on viimasel ajal, X-telje veel on aeg, viimasel ajal miskid väga kiiresti ja hoogsalt kasvama hakanud. Ja jälle panna seda oma eluperspektiivi enda raba kõige kallim ja minu elu jooksul on 97 ppm. Umbes 50 aasta jooksul on atmosfääris CO2 kontsentratsioon kasvanud ja kui me mõtleme tööstusrevolutsioonini, siis see oli 51 ja tegelikult siis 1000 aastat enne tööstusrevolutsiooni vikingi aegadesse on muutus 10 ppm-iga riigis. Nii et see muutus, see maailm, kus me praegu elame, on meeletu muutuste maailm. Aga CO2, ega see ju tegelikult, mis siis ikka, CO2 kontsentratsioon on suurem. Taimedele see väga meeldib. Mida rohkem on CO2 atmosfääris, seda rohkem nad saavad biomassi toota, siduda, seda paremini nad kasvavad, et selles mõttes ei ole halb. Ja kõrged CO2 on olnud kunagi ammust miljoneid aastaid tagasi palju kõrgem veel.
aga loomulikult see maailm, mis siis oli, need loomad, mis siis elasid, olid hoopis teistsugused ja kohanenud sellega. Ja loomulikult, miks me sellest räägime, on temperatuur. CO2 püsib atmosfääris väga kaua aega, kuna ta on kõige oksudeerunum süsiniku vorm. Rohkem enam süsinikku oksudeerida on võimalik ja meie elame oksudeeruvas maailmas, nii et kõik, mis me õhku paiskame, oksudeerub. Oksudatiivne stress on meile haiguste allikaks, me peame selle stressi vastu võitlema kuidagi, me elame väga oksidatiivses keskkonnas ja see CO2 on süsiniku kõige lõppfaas. Enam sellest mitte midagi muud ei tule, mis tähendab seda, et tal ei ole reaktsioone atmosfääris. Kui ta atmosfääris on, siis ta atmosfääri jääb ja sealt teda kuidagi moodi välja ei saa muud moodi, kui et ta peab diffundeerima kuidagi lehe pinna peale, et tast muutuks suhkur, biomass. Või et ta peaks saama kokku veega, et ta laustuks vette ja tuleks kaltsiumkarbonaat. Nii et ta elab seal väga-väga kaua ja mis on tema veel üks oluline omadus süsihappegaasi, tema võnkesagedus on selline, mis läheb täpselt kokku soojuskiirguse võnkesagedusega. Et kui soojuskiirgus kohtab CO2 molekuli, CO2 molekul hakkab liikuma nii, et ta neelab selle energia endasse ja kuskil edasi ei kiirgu, vaid ta soojeneb. Nii et ta püüab atmosfäärist soojust ise soojenedes ja mida rohkem seda on, seda rohkem on atmosfääri soojus mahtunud, rohkem see sinna mahub. Ja siin me näeme kõverat mõõdetud. See ei ole mudel, see on mõõdetud temperatuur. 2000 aastat on suudetud teha aegrida, mis on jahmatavalt pikka aegrida. Loomulikult mõõtmisperiood oluliselt lühem selliste seadmetega, nagu me tänapäeval teeme. Aga on olnud võimalik tagasi mõõta, kasutades sedimenti ja jääauke ja erinevaid tehnikaid. Need on mõõtmistulemused, mis on siis normeeritud 1850 kuni 1900 aastate keskmise temperatuuri peale. Ehk siis 0 on enne tööstusrevolutsiooni aeg temperatuur ja kõik ülejäänud on sellega suhtestatud. Ja me näeme, et 2000 aasta jooksul märkimisväärseid on olnud väikseid hüppeid ja languseid, aga põhimõtteliselt muutus on olnud üsna nullilähedane. Erinevalt nüüd see punane periood, kus meie hooga kihutame edasi, me oleme täiesti 2000 aasta vaates Jeesusest siiamaani. On täiesti fenomenaalne erakorraline muutus, mis meil siin praegu on toimumas. Mis seda siis põhjustab? Nagu palju räägitakse, et inimtekkeline reostus on selle taga, CO2 on selle taga põhiliselt, muidugi on muid tegureid ka veel, aga kas see on õige või mitte, siis siin selle musta joonega on märgitud, mõõdetud, juba kaasaegsete tehnikatega mõõdetud atmosfääri keskmine temperatuur. Ja siis on proovitud sellest aru saada, tehes kliimamudeli, pannakse sinna sisse erinevad keemiline koostis, päikeseenergia, mis vulkaanid, kui palju paiskavad atmosfääri aerosooli ja kuidas mõjutavad kliimat, on tehtud väga palju erinevaid kliimamudeleid ja nende kliimamudelitega. Mudeli hea pool on see, et sa võid võtta mingid faktorid välja ja teha ainult osafaktoritega. Siin täpselt nii ongi tehtud. On tehtud mudel, kus on inimene sees ja on tehtud mudel, kus inimest sees ei ole. Ja kui inimest sees ei ole, me ei suuda kirjeldada seda musta kõverat, seda käitumist, mis mõõdetud temperatuuri käik on. Kui me panneme sinna inimese juurde oma tööstusega, oma süsihappegaasi heidetega, me suudame kirjeldada suhteliselt hästi mõõdetud temperatuuri muutust atmosfääris. Selle slaidi sõnum on, et kliima muutub, kliima soojeneb. On soojenenud rohkem kui kunagi varem 2000 aasta jooksul ja selle taga on inimtegevus. Aga siis Arktika. Tegelikult me tulime siia rääkima Arktikast. See Arktikas on pilt veel jahmatavam. Kui me võtame iga see punane joon, mis siin selle graafiku peal on, X-telje peal on aeg, 1850 algab ja 2100 on siis see viimane ots. Meie oleme praegu siin, kus on see must sirge joon. See on see. Kasutada seda kaardiketi. Et siin on see, kus me praegu oleme. Ja see iga punane joon on mingisugune teleka pealt. Iga punane joon on üks kliimamudel. Mõtlen, et kliimamudeleid on väga palju ja teadlased ei ole suutnud kokku leppida, milline neist on see, mis töötab. Milline on kõige õigem.
ja konsensus on see, et me kasutame kõiki mudeleid ja arvutame nende sellise keskmise väljundi ja siis tõenäoliselt see tõde on kuskil seal. Ja siin on siis võetud globaalne kliimamudel, mis arvutab 2100 aastani atmosfääri või planeedi temperatuuri ja ma võtsin välja ainult Arktika piirkonna. Ja me näeme, et mudel on muidugi palju ja stsenaariumeid on palju. Kliimamudel töötab nii, et me eeldame, kuidas inimkond käitub. Palju meil on autosid, kui palju me sööme liha, kust me saame energiat ja kui palju meil üldse on, kuidas meie poliitika, välispoliitika, kõik need tegurid on selles kliimamudelis sees ja neid me saame jälle muuta. Ja see on siin tehtud sellise mudeliga, mis ennustab 50 aasta kaugusele umbes 2% kliima soojenemist. See mudel ennustab siis Euroopasse 4 kraadi soojenemist aastaks 2040, aga Arktikasse sama mudel ennustab 7 kraadi muutust. Arktika soojeneb oluliselt rohkem kui mida ülejäänud planeet. Kõige suurem muutus on talvel. Me näeme siit, mida punasem on, seda soojem temperatuur võrreldes selle nullpunktiga ehk siis tööstusrevolutsiooni. Ja suve temperatuuri väga palju ei muutu. Natukene on näha, aga põhiline muutus on just eelkõige talvel. Arktika vaatevinklist talve soojenemine tähendab vähem lund, vähem jääkattet, merejää kahaneb, jääkarudel on väga halb olla ja ka põlisrahvad, kelle põhiline allikas, söögi ja sissetuleku allikas on küttimine, hüljeste küttimine, siis see muutub kardinaalselt. Kuidas nad saavad küttida, kui hülged kütitakse eelkõigest jää peal. Suured muutused on tulemas, eriti just Arktikas talvel. Alati on huvitav see kõrvale vaadata, mis Eestis toimub, siis ma panin need graafikud siia sedasi, et need Y-teljed on vastavad mõlemaid, nii et see suurem tõus, mis Arktikas näeme, on ka tegelikult suurem võrreldes Eestiga, nii et Eestis 2100 ennustatakse 8 kraadi soojemat selle konkreetse mudeliga ja Arktikas peaaegu 16 kraadi soojemat. Et pöörane tõus selle mudeli, see on mudel, see ei ole mõõdetud. Muidugi need mudelid on valideeritud mõõtmisandmetega, aga kõik edasi on juba mudel ja siin on palju ebatäpsust sees, aga see trend, suund võiks olla õige. Siiski me saame nagu mõjutada seda, kui me varsti läheme aerosoolide juurde ka, natuke seda taustsüsteemi. Saame seda mõjutada ja siin on 2 mudelit Arktika alale ennustatud, aga kasutades erinevat sotsiaalmajanduslikku mudelit seal taustal. Üks mudel, meid ei midagi, põrutame edasi nii, nagu siia oleme teinud, pumpame fossiilset süsinikku välja, muudame kõik rahaks ja see raha majanduskasv on see prioriteet. Selle suunad rügime, siis soojenemise ennustus on see 20 kraadi 2100 aastaks. Roheline mudel, kus me palju kasutame taastuvenergiat, proovime kohaneda kliimamuutustega, ei põruta samamoodi edasi, vaid muudame oma käitumist, proovime leevendada erinevate tehniliste ja muude lahendustega ja kõik need pingutused kokku tegelikult annavad päris suure efekti, kui me vaatame sinna 2100 jällegi see mudel, seal on palju ebamäärasust ja määramatust, ent see trend on oluline, nii et olenevalt meie otsustest me suudame kliimamuutust oluliselt mõjutada, eriti Arktika aladel, mis on väga tundlik temperatuuri mõttes. Kust see energia ikkagi tuleb? No eks me kõik teame, et päikesest tuleb kõik see energia, mis meil siin planeedi peal on. Ja sellele energiale juhtub 4 asja. Kõik, mis sealt kõigepealt ülevalt tuleb, kas ta siis absorbeerub atmosfääri ja on ilusad pilved, mis peegeldavad tagasi, kas absorbeerub või peegeldub tagasi kosmosesse või enamus küll tuleb läbi atmosfääri õnneks, muidu oleks siin pime. Ja õnneks päikese energia on väga suurelt osalt just nähtava valguse lainelikkused, nii et me näeme midagi, muidu siin oleks pime. Ja osa siis peegeldub tagasi valge pinna pealt.
ja see tagasi peegeldumine pinna pealt on Arktika vaates just väga oluline. Kuna Arktika, nagu me teame, on enamalt jaolt valge, välja arvatud siis, kui merejää ära sulab, siis ta muutub mustaks. Ja peegeldusmõju on märkimisväärne erinevus. Päike tuleb sisse, aga atmosfääri ei soojenda päike. Päike absorbeerimine see nagu on, vaid atmosfääri soojendab maa. Siis see üles soojenenud maapind hakkab kiirgama tagasi ja soojendama atmosfääri, mis siis omakorda peegeldub tagasi või et siis soojendab ülemad kõrgemad atmosfäärikihte ja needub tagasi, peegeldub siis kiirgukosmosesse. Nii et nii-öelda take home message on, et atmosfääri soojendab maa ja mitte päike. Ja me vist jõuame varsti, tegelikult siit võime üle hüpata. Veel mõned kliimamuutuse tegurid. Nagu näete, et CO2, millest me oleme palju rääkinud, on kõige suurem, kõige olulisem. Kuna tal ei ole reaktsioon atmosfäärist, elab väga kaua ja neelab väga palju soojunud energiat. Aga siis on mõned teised, metaan, naerugaas, ka osoon ja kõik nad soojendavad kliimat. Ent kõik inimtekkelised tegurid ei soojenda ja ainukese, mis sinna välja toodud jahutavana, ongi aerosool. Ja see graafik siin on jagatud, nii et punased osad soojendavad ja sinised siinne pool jahutab. Ja aerosoolide, see on küll 2016 aasta graafik, aga mul meeldib see rohkem, kui need uued on oluliselt keerulisemad IPCC aruandest. Aerosoolid on ainukene inimtekkeline tegur, mis siis võitleb nii-öelda vastu sellele kliima soojenemisele, mis on selline paradoksaalne probleem, et mida puhtamaid tehnilisi lahendusi me suudame välja mõelda, siis me võtame ära seda jahutavat komponenti. Ja tegelikult seda on isegi natuke juba näha, et puhtam atmosfäär tekitab vähem aerosoole ja läbi sellega see soojenemine, praegult eriti kiire soojenemine võib olla osalt sellest põhjustatud, et me oleme puhastanud oma heitgaasid nii puhtaks, et see jahutav mõju on jäänud väiksemaks. Ehk me siis liigume atmosfääriga siiski tagasi sinna enne tööstusrevolutsiooni aegset olukorda. Et praegu ta sõid meie vastu. Nagu ma paar korda olen maininud, eluiga atmosfääris on ülimalt tähtis ja kasvuhoonegaasi üks hea omadus, üks hea kasvuhoonegaas on selline, mis elab atmosfääris väga kaua, CO2 sadu aastaid. Ta neelab õige lainepikkusega energiat ja seda on palju. Ja kõik need kolm tegurit täituvad CO2 puhul väga hästi, aga siin on veel muid õhu kvaliteeti mõjutavaid tegurid ja aerosolid on meil siin kuskil, mis ta on mingi kuude skaalasid, Y-tel, mis on eluiga atmosfääris ja X-tel on siis selline geograafiline skaala. Ja üsna loogiline on ju mõelda, et mida kauem üks või teine gaas atmosfääris püsib, seda suuremale alale ta võiks ka ju levida ja sellepärast see Manulao, Hawaii saarel oleva Manulao uurimisjaam on väga hea globaalse taustakontsentratsiooni mõõtmiseks, kuna seal esiteks ei ole lokaalseid allikaid, pluss et CO2 on nii pika elueaga, et ta jõuab ilusasti seguneda läbi terve atmosfääri ka sinna Hawaii'le ja kirjeldab seal ka meie tegevust, meie emissioone. Mõne aasta viibega, aga siiski. Eluiga atmosfääris on väga oluline tegur selleks, milline tasakaal saavutatakse. Aga mis see aerosool siis on? Ma loen tihti, ma alustan selle pildiga ja ütlen, et te näete valesti, kui te näete siis metsa. Mets on siin ka, aga tegelikult ma selle pildi julistasin meie Järvesele mõõtejaamas, et pildistada aerosooli. Ja see päikese jumalik valgus, mis läbi muude säravse päikesekiir on tegelikult põhjustatud aerosoolidest ja aerosoolid peegeldavad, hajutavad valgust ja tänu sellele näeme seda valguse vihku seal. Et seal on aerosooli, mille pealt peegeldada ja see ongi ka kliima kontekstis. Aerosoolide üks põhiline funktsioon või tegur, millega nad mõjutavad, on hajutavad valgust. Mõned aerosoolid ka neelavad, näiteks must süsinik neelab valgust.
aga jah, aerosool on gaasiline keskkond koos seal olevate tahkete või vedelate osakestega, siis see on terviksüsteem. Aerosoole on loomulikult läbi terve atmosfääri kihide, kõrgemale lähed, seda vähem neid seal on. Mul õnnetus käia mõõtmiskampaanial Himalayas, siin on Everest. Meie mõõtejaam on siin all Pyramid Station 5 kilomeetri kõrgusel, või see pilt on 5600 meetri kõrgusel. Ma näitan seda, kuna need olud olid seal nii erilised, sama erilised selle meie igapäevasega, kui me oleksime Antarktikasse. Ja selles mõttes, et nad on täiesti võrreldavad, kuigi atmosfääri rõhk on seal ainult pool, sellest me siin harjunud oleme. Apnik sai väga kiiresti otsa ja tegid 2 jooksusamm trepist üles ja siit tükk aega taastuma. Et väga eriline ja mõte meil oli siis, nagu te näete, pilved on seal all kumbu välis, kumbu orus mingisuguse 3 kilomeetri kõrgusel, meie oleme nendest pilvedest kõrgemal, et siiski tekivad mingid pilved siia mägede tippudesse ja need kõrged mäestik, kus tekivad pilve. Me sinna uurima läksime, olin kuu aega seal, vaatlesin, mõõtsime oma seadmetega nende kõrgmäestiku pilvede tekke mehhanisme. Aga selleks ei pea minema kõrgele, et näha aerosooli, me kõik oleme näinud, siin on tori lähedal põllu peal, suvel öösel tekib selline udukiht, mis on tehniliselt sarnane aerosool nagu pilv. Võib-olla on natukene teise koostisega, enda on enamalt jaolt ikkagi vesi või ka talvel võib-olla sellist pakaseudu. Ent siis on ka nii-öelda pahad aerosolid ja me väga palju täna ei räägi aerosolide tervisemõjudest. Aga aerosolid on nii-öelda pahad aerosolid, mis lisaks selle, et nad on inimtekkelised, nad on ka inimese tervist kahjustavad. Ja siin on pilt Pekingis tehtud mõõtmistel, kus täpselt sama koha peal 2 järjestikulisel päeval olime keset päeva minemas sööma. Meie mõõtejaam oli seal paremal pool ja söömas käisime vasakpool ja silla, mis läks üle autotee. Ja nagu näete, nähtavus on oluliselt langenud. See pruunikas värv on lämmastikoksiididest. Nii et ja ainuke asi, mis on muutunud, on tegelikult meteoroloogia. Nii et ainukene asi, mis seda suurlinnade õhukvaliteeti võib kiiresti mõjutada, on meteoroloogia. Tuleb puhub ära, lahjendab kõik ära, kuniks järgmine hetk on jälle väga halb olukord ja see on siin kohapeal tekkinud aerosool, mis on kantserogeenne ja tervisele kahjulik. No, siin proovime kokku võtta aerosoolide kliimamõju, mis tuleb siis nii hajutamisest kui peegeldamisest ja peegeldumine võib toimuda pinna pealt või pilvede pealt. Et mõlemad mängivad rolli ja kui me nüüd ütleme, et on inimtekkelised pilved tekivad tumeda pinna peale, siis nende inimtekkeliste pilved on oluliselt suurem kliimamõju, kui et nad tekiksid valge pinna peale. Et siin on jälle see erinevus mere ja ookeani kohal, lõunamaal või soojadel maadel olete metsa kohal või siis Arktikas jää peale tekivate pilvede mõju. Miks me räägime inimtekkelisest pilvedest? Vaatan, kas ma väga hästi ei näe. Aga siin on näha selline üks heledam pilveliht, mis näete, et siukene need on samasugused pilved nagu seal kõrval. Et see täpselt sama hulk vett on kondenseerunud osakeste peale, mis seal atmosfääris on, ent siin need heledamad osakesed või heledamas kohas on neid pilveosakesi, pilvetekke tuumasid on olnud oluliselt rohkem. Ehk siis see sama hulk vett on kondenseerunud rohkemate pilvepiiskade peale. Ehk need pilvepiisad on kasvanud vähem, selle väiksemad pilvepiisad ja neid on rohkem. Ja selline pilv peegeldab valgust rohkem, hajutab valgust rohkem kui selline pilv, kus on suuremad piisad. Mida proovib siin, seda öeldakse Dume efektiks, kus mida väiksemad on pisarad või pilvepiisad, seda heledam on pilv, seda rohkem ta peegeldab tagasi, ülekantud mõju kliimale. Ehk siis samas keskkonnas tekkinud helepilv
on tegelikult mustem kui tumedam pilv, kus on siis suuremad piisad. Aga kust need aerosolid siis üldse, kellele see pähe tuli? Esimene on Sir John Aitken, kes oli selline, kes eesti keeles on, gentleman scientist, härrasmees teadlane, rikkast perest, töötas laevatehases, ent sai mingit sorti kopsuhaiguse. Ja ta mõtles, et seal laevatehases oli pööraselt tolmune see õhk ja et need aerosolid, need osakesed, mis siin õhus ringlevad, ta kuidagi sidus, et nad peavad olema sellepärast peab olema see kopsuhaigus. Ja ta enam seal tööd väga käia ei saanud, et ta siis oli rahaliselt võimekesed, hakkas hobi korras tegema teadust. Ja see on tema esimene aparatuur, tema esimene aparatuur, mis on publiseeritud 1888, mida kirjeldab, et kuidas mõõta õhust aerosoli osakesi, nähtamatuid. Selles mõttes, et osakesed on nii väiksed, et pilve me näeme, kuna see osake on juba nii suur. Aga kui see osake on nii väike, et ta veel valgusega interakteerub, siis me tegelikult ei näe, kui öelda nähtamatust pilvest. Tema tegi mõõteseadme, kus ta tekitab siia alarõhu. Siin on vesi, vee üleküllasus ja ta tekitab sinna tehnilikult pilve, et ta näeks. Et see asi siin on luup või mikroskoop, millega ta vaatab, et kui mitu pilvepiiska tekkis ja siin on külm jahutatud peegel. Selle peegli pilvega ta siis lugeda, et kui mitu piiska sinna tekib. Kõik see ülejäänud atribuudika siin on, ta teab, et kui palju ta õhku on sinna reaktsioonikambrisse pumpanud, kui palju ta seda lahjendanud, ta pidi seda lahjendama, kuna muidu oli liiga palju, kõik läks läbi üleni valgeks, ta ei näinud midagi. Ja selle seadusega ta siis kõndis või rändas igal pool ringi ja mõõtis, kui palju erinevates kohtades on aerosoli osakesi. Ja neid on väga erinevad, võib-olla 10 kuni 10 000 kuupsentimeetris suhkrutüki suuruses ruumalas atmosfääri õhku, võib-olla väga erineval hulgal atmosfääri või osakesi. Ja need tema mõõtmised oli tegelikult võrreldes nüüd tänapäevaste mõõtmistega üsna õiged. Ta mõõtis selle osakeste kontsentratsiooni nendes keskkondades, kus ta neid mõõtis enam-vähem nagu õieti. Et see tema loendu 1988 aastast töötas päris hästi. Aga ta ei jätnud jonni. Muide, teda peetakse kui aerosoli teaduse isaks. Tema oli see esimene, kes hakkas selle aerosolide probleemi üldse nagu mõtestama ja seadmeid ehitama. Aga ta ei jätnud veel jonni, vaid ta küsis ka seda, et aga millest osakesed nagu tehtud on. Et mis ta avastas atmosfääris osakeste tekkeprotsessi, mis on ka praegu ka minu uurimusfookuses olnud juba kaua aega. The physics and chemistry of the sun-formed nuclei. See sun-formed nuclei päris kena nimi tänapäeval, seda nime ei kasuta, aga ta kirjeldab hästi seda osakeste teket. Et on nuklei, mingisugused tuumakesed on tekkinud ja päikese mõjul on tekkinud. See tema eksperiment nägi välja selline, et järjekordselt on reaktsioonikamber, kus on vesi, kuhu ta tekitab alarõhu või ülerõhu olevalt, mis ta teha tahab ja siis vaatab silmaga, kas ta näeb pilve või näeb, kas tekkis osakesed või ei teki. Erinevalt eelmist eksperimendist ta tegi seda akna juures ja pani vahel akna kinni ja vahel tegi akna lahti. Ja veel erinevalt eelmist eksperimendist ta pumpas siia reaktsioonikambrisse ainult gaasi. Ta ei lasknud sinna ühtegi, see F on siin filter, et kõik õhk, mis ta siia tõmbas, oli osakestest vaba ja siin ees ja S-is on mingisugused erinevad gaasid, mida ta siis nagu uuris. Näiteks ta paneb siia CO2 või paneb siia ainult õhku ja kiiritab päikese kiirgusega ja näeb, et mitte midagi ei toimu. Ja paneb sinna SO2. Tekib pilv. Nii et ta avastas mehhanismi, kus gaasist tekib atmosfääris iseeneslikult osakesi. Ja need osakesed, neid tekkis nii palju ja nii kiiresti, et nad kasvasid nii suureks, et ta nägi seda silma. Need esimesed osakesed on nähtamatu. Ta pani sinna joodi, tekkis osake, ta pani sinna dimetülamiini, tekkis osake alfa-bineeni, seda ei pannud sinna joodi. On palju kemikaale, mis tekitavad osakesi, väga palju, mis ei tekitavad. Ja tema see eksperiment, siis oli aastal 1911, koosnes sellest, et ta testis läbi nii palju, kui ta siis kätte sai, erinevaid
kemikaali gaasilisi ühendeid, nägemaks, kas nad tekitavad atmosfääris osakesi või mitte. Ja muide 80% nendest kõrgetest siiruspilvedest, mida me näeme, on kõik tekkinud osakeste ümber, mis on tekkinud atmosfääris. Mitte osakesed, mis me paiskame õhku tolmu ja tahma ja tossuna, vaid et need on gaasiline heide, mis on segunenud kõrgele ja sealt tekitanud osakede. Ja siin see pilt umbes on. Meil on pinna peal on mets, jõgi, meri, tööstus, autod, kõik meie inimtegevus, mis iganes pinna peal toimub ja oma elutegevuse käigus me paiskame õhku erinevaid molekule. Need samad molekulid, mida see Sir Aitken seal uuris. Molekulid oksudeeruvad, tekib nukleatsioon, mis tähendab selliste molekulide molekuli kobarate moodustamist, mis omakorda aktiveeruvad ja kasvavad aerosoli osakesteks. Need siin on kõik nähtamatud, palja silmaga nähtamatud ja valgusega ei interakteeru, ehk siis valgust nad ei mõjuta eriti. Kuniks nad lõpuks kasvavad suuremaks ja öeldakse CCN, Cloud Condensation Nuclei, pilve piisava tekke tuum. Ja need osakesed on juba siis nii suured, mis võivad, mida võimalik näha nende silmaga ja nad on nii suured, et selle peale võib kondenseeruda vesi. Ja kui sinna kondenseerub vesi, siis meil on potentsiaalne võimalus, et tekib pilv. See protsess siin toimub meil siin metsaemissioonid näiteks siin samas kohe metsas, aga see pilveteke, selleks on vaja need tekkinud pilveteke tuumakesed konvektsiooniga tõsta kõrgematesse õhukihtidesse, kus nad siis tekitavad osakese. See oli küsimus. Ei on, küsimused annan ikka teile edasi küsitada, aga need pilveosakesed on omad probleem, et neid ei saa niimoodi ütelda, et me teame, kuidas see käib. Sellepärast mul need miljonid siin oligi uurimisraha, et selle probleemiga tegeleb. See minu lemmikteema ongi just täpselt see pilvetekke tuum, kuidas me läheme gaasilist molekulist aerosoli osakeseni ja kuidas me enda mõõdame. Tegelikult Tartus arendatud seade 80-ndatel juba, mis mõõdab osakeste kontsentratsiooni, vahetud osakeste ja teeb seda iga 10 minutiga. Ja siis siin on näide, kus X-telje peal on aeg, kell 12 päeval on siin, keskööl on siin, see hakkab järgmine päev. Ja Y-telje peal on osakese suurus, siin on 10 nanomeetrit, 100 nanomeetrit, 1000 nanomeetrit, siis mikromeeter. Ja need siin veel on nii-öelda nähtamatud osakesed. Need 100 nanomeetrised, nende peale vesi juba võib kondenseeruda, kui vee üleküllasus on piisav ja temperatuuri võib siis alandama, ehk siis kui ta seguneb kõrgematesse õhukihtidesse. Mis on jahmatava parev on see, et meil, eks me vaatame, et kriitiline päev on siin all on sinine, sinine tähendab, et selle osakesi ei ole või on väga vähe ja punane tähendab, et osakesi on väga palju, mida punasel seda rohkem. Et öösel päeval hommikul osakesi ei ole ja järsku kuskil seal kella 12 paiku hakkab osakesi tekkima ja muutub punaseks ja mitte ainult, et muutub punaseks, vaid et nad kasvavad. Et ühesõnaga peab olema mingisugune midagi seal atmosfääris, mis ei taha enam olla gaas, vaid ta tahab muutuda osakeseks ja ta ei tee seda siis, kui temperatuur kukub, vaid ta teeb seda, et temperatuur tõuseb kell 12 päeval. Tekivad nanoosakesed, siin on kõige alla siis 1 nanomeeter, need on umbes 3 nanomeetri suurused. Et nad tekivad ja nad kasvavad umbes 3 nanomeetrit tunnis, ehk seal peab olema midagi, mis sinna kondenseerub juurde kogu aeg ja nad osakesed kasvavad, see ei ole vesi. Vesi veel nii väikeste osakeste peale ei taha kondenseeruda, veeni on veel tükmaad minna. Kui ta kasvab siia 100 nanomeetri suuruseks, siis vesi võib sinna kondenseeruda, nende väikeste peale seal peab olema midagi muud, mis neid kasvatab. Ja ma nüüd piirun jälle. Okei. See peab olema miskit muu ja see toimub siin keskpäeval, viitab sellele, et päikesel on mingisugune roll ja me olemegi selle sama protsessi juures, mida Sir Aitken seal mõõtis oma katsekamberis
et meil metsast emiteerub väga palju lenduvaid ühendeid. Meie männimetsa lõhn on alfapineen ja see alfapineen, kui ta näeb päikest, oksudeerub 70% CO2-ks, aga see 30% oksudeerub madala lenduvusega ühendiks, mis ei taha olla gaasiline enam, vaid tahab kondenseeruda kuskile välja ja hakkab tekitama iseeneslikult osakesi. Ja need osakesed, mis siin on tekkinud ja kasvanud, on kõik tegelikult metsa emissioonide peale või metsa alfapineeni keemia, mis neid tekitab ja kasvatab. Ja neid enamasti juhtub niimoodi, et üks selline kasvupuhang päevas. Siin on aegrida umbes kuu aega, 30 päeva, mõõdetud meie Järvseljal olevas Smearjaamas ja 30 päevast 20 päeval on tekkinud osakesi. Et see ei ole nagu iga päev. Ja kui me nüüd ei vaata seda 1 nanomeetri, alla 1 nanomeetri, seal on palju selliseid mitte olulisi klasterjoone. Aga alati, kui on selline üks, nimetame puhanguteks, alati kui üks selline jütt läheb üles, siis siin on tekkinud osakesi ja nad on kasvanud. Ja kevadperiood on praegu ongi see kõige aktiivsem osakeste tekkeperiood ja kevadel ongi umbes nii, et 30 päevast 20 tekib uusi osakest. Enamasti, kui on ilus päiksepaistide ilm, öö on olnud külm, siis see on eriti intensiivne. Eelmine laupäev näiteks oli üks väga tugev osakeste tekke puhang. Nii et räägime osakeste tekke puhangust ja neid on alati üks päevas. No äärmisel juhul võib olla mingid 2 ka, aga enamasti on üks päevas ja räägime osakeste tekke päevadest. Et päevad, mil tekib osakesi ja päevad, mil aerosoli osakesi atmosfääris ei teki. Ja kui me zoomime veel natuke välja, nüüd on X-telje peal samamoodi jälle aeg, aga aasta lõikes. Nii et jaanuarist detsembrini ja me näeme, et see osakeste tekke puhangu periood on just siin kevadel. Aprill, mai ja siin on 3 jaama, selles slaidi peal seda kaarti ei ole, aga Järvselja, mis on seal meil Tartu lähedal 50 kilomeetrit ida poole. Hüüdjala on Kesk-Soomes ja Värrija on Põhja-Soomes, juba selline partiline mõõtejaam. Me näeme siin seda lõuna-põhja suuna erinevust, aga kõikides jaamadest on kevad see kõige olulisem, suvel on vähem, talvel ei ole peaaegu üldse. Värrijas on juba mets, aga juba üsna hidur ja väikene, et seal on põhjendatud selle metsa emissiooni muutusega. Järvselja ja Hüüdja erinevus võiks olla põhjendatud samuti metsaga. Järvselja mets on selline segamets. Hüüdjalas on 99% männimets ja männidest emiteeruva alfapineen on miskit, mis tekitab osakesi väga intensiivselt, samas segametsas puud emiteerivad isopreeni ja see on siiamaani mõeldud, et on osakesi tekkinud pärssiv ühend. Arktika sulab. Kui te teate, Arktika jää on, see merejää on oluliselt kahanenud. See on küll juba vana pilt 2019, 5 aastat vana. Aga trend on sama. Ja et seda mõju uurida, siis ma olen osalenud mõnedes mõõtmisekspeditsioonidel. Väga mitmetes ma tükisin Soomest. Siin ongi see Värrija jaam, siin on Hüüdjala jaam, Järvselja jaam ja Tahkuse jaam Pärnumaal. Siis on Teravmägedel New Olesund jaam, kus meil on olnud mõõtmised ja kõige eksootilisem nii-öelda kohe selle Himaalaja järel või enne ja Himaalajat on Station Nord, siin Põhja-Gröönimaal, kus me samuti käisime mõõtmas eelmine aerosoli osakesi atmosfääri keemia. Siia juurde tegelikult ka mainida, et me just hiljuti hakkasime osanikuks või partneriks ühes Euroopa projektis, kus on nendele jaamadele lisaks veel edela, lisalt Lääne Gröönimaalt mõõtejaamasid ja siis Taanist mõõtejaamasid ja Islandist. Et selline suur koostöö projekt.
ja üks väga eriline ekspeditsioon, millel ma kahjuks osalesin ainult või õnneks, ma ei teagi, ainult seadmete ülespaneku ajal Tremses ja edasi laevaga ma ei seilnud, oli ekspeditsioon Mosaik, mis proovis teha järgi ekspeditsiooni, mille tegi Nansen. Kes te mäletagi? 1893, kus ta sõiti siis meelega enda laeva jäässe kinni ja triivis koos selle mere, nagu me teame, see merejää liigub kogu aeg. Läksid käivad ringi, siis tuleb siit, sulab välja ja triivis siis selle merejääga. Tema triivis 3 aastat. Ta teitis ta nagu meelega ja lihtne ei olnud. Ja nüüd see ekspeditsioon Mosaik tegi selle sama trajektoori, ent ta oli seal ainult 1 aasta. Ja eesmärgiks oli triivida poolusele, et nad päris poolusele pihta ei saanud. Aga väga uskumatu eksperiment, laev Polarstern, Saksa uurimislaev, kus siis oli seadmeid Tartus ehitatud seadmeid ja Tartu ülikooli projektina partner ei olnud, siis ma olin seal Helsingi ülikooli meeskonnas, me panime need seadmed laeva peale ja 10 inimest Helsingist, kes käis, siis olid seal paar kuud korraga laeva peal, kuus mindi tuuma selle eamutiga või helikopteriga. See oli veel COVID-i ajal ka, nii et nad olid seal üsna kummalises lõksus. Sinna mingi periood oli, kus inimesi juurde ei tohtinud tulla, kuna kõik kartsid, et kas nüüd siis COVID seal laeva peal lahti läheks, siis oleks päris nagu halb, et siis üks lääk, kes seal COVID-i kõige suurema teadmatuse ajal oli seal vist äkki 3 kuud, pidi olema kuu aega. Üsna eriline. See, mis sealt tulemusi on rohkemgi, aga üks huvitav tulemus oli seotud klooriühenitega, kuidas nad osooni söövad, aga me praegu ei pea detailidesse siin rohkem minema. Mõned pildid Gröönimaa mõõtejaamast, mis oli üsna eriline kampaania selles mõttes, et eesmärk oli mõõta polaarkevadet või hommikut. Me läksime sinna 25. veebruaril, mis oli polaaröö. Et meie olime seal, seadmed tulid selle suurema lennukiga nädalaga hiljem. Ja see on keskpäeval võetud pilt, et tegelikult juba natukene sükest päikese kuma näha. 2 nädalat vist läks enne, kui siis päike lõpuks. 11. märts oli see päev, kus siis päike esimest korda päriselt nagu välja tuli. Sinnamaani oli ta kogu aeg horisondi taga, ent öö ja päeva vahelist heledust oli nagu märgata. Pakast oli -40 kraadi, et see oli üsna kallimus. Nüüd on juba päike üleval ja see on sellest Taani sõjaväe baasist, kus me siis elasime. 3 kilomeetri kaugusel oli meie atmosfääri mõõtejaam, nimetatud seda Wilhelm Stations. Ja siis me siis läksime kas suuskade või mootorsaaniga. Mis pidi olema kaasas, et jääkarud seal paar korda aastas käivad. Mina küll ei näinud. Seadmete transport oli sinna paras ulmefilm, kus 3 kilomeetrit siis pidi mitu korda minema mootorsaanidega. See on üks masspektromeeter, maksab umbes 1 000 000 eurot. Et kui seda seal mõtlema hakata, kui palju raha siin saanis praegu nagu on, siis õnneks ei pidanud mõtlema, et on nii nagu on. Ja midagi ei juhtunud, mõõtmised saime tööle, aga väga eriline kogemus. See on siis mõõtejaam, siin tavaliselt atmosfääri mõõtejaamadel on sisendid kõrgel katusel, et võtakse õhuvoog sisse, kui see jagatakse siis erinevate seadmete vahel laiali. Päris tihti hommikul algas päev sellega, et pidi ukse välja kaevama, et mis sisse saada. Et seal on 1,5 kuud ja samal ajal oli seal ka Taani sõjaväe Sirius patrool, kelle ülesandeks on Põhja-Gröönimaa ranniku patrullimine. Trump arvab juba tõsiselt. No Trump arvab tõsiselt, jah. See Station Nord on nendele selline üks baas, kuhu nad
kuhu nad lendavad siis lennukitega kohale, kus siis väiksemad lennukid viivad nad umbes 1000 kilomeetri kaugusele, kus nad siis tulevad mingit kindlat trajektoori pidi, see on 5 või 6 meeskond iga aasta. Ja meie seal oleks sattus just samal ajal, kui seal oli 3 koerapakendi meeskonda, et ilm oli halb ja piloodid ei julgenud lennata, nii et nad olid seal nii-öelda vangis 2 nädalat. Ja koertel ju vaja kogu aeg trenni ja kogu aeg midagi teha, siis nad kasutasid meid teadlasi või selliseks, keda see ringi vedada koertele treeningu materjalina nagu. Ja siis see on pilt, kus nad siis tulevad pärastlõunal 3-4 paiku meile sinna mõõtejaama järgima koerapakendiga. Ja siis koju sõite niimoodi. Koerad kuulavad häälkäsklusi, ainult mis ma mäletan on iilu. Iilu tähendab, et keera paremale, siis kui karjas iilu, siis koerad hakkas oleks, et paremale keerama. Et mingid muud, ainult selle ühe köiega on nad saaniga seotud, siis mingid muud moodust ei ole, ainult häälkäsklused või keegi siis suudatab sinna ette või kõrvale. Ja kui ilm on väga halb, nii et koerad ei taha, ei viitsi joosta, siis meeskond on alati 2 meest, siis üks mees läheb sinna koerte ette ja hakkab ise tees jooksma ja siis koerad jooksevad. Nende päevarutiin on niimoodi, et nad sõidavad kas 6 tundi või 30 kilomeetrit, 60 kilomeetrit, see mingi kilomeetrit igatahes või 6 tundi, kumb enne täis tuleb, et siis nad nagu peatavad ja meeskonna 2 liiget on nii, see on kõik Kriimsilma 9 ametit peavad neile selged olema, nad on nii enda arstid kui koerte arstid, kui kokad, kui ehitajad, kui mida iganes seal vaja nagu on. Kui ma siin mingi küsisin nende käest, et mis on see kõige väärtuslikum masin või seade või mis neil seal kaasas on, mõtlesin äkki mingi GPS satelliittelefon või midagi sellist, mis on koerad. See on ainuke asi, mis teil sealt välja tooks. Kõik ülejäänud võib läbi jää minna, elu natukene kehvem, aga koerte ilma koerteta, et see on nagu hakkavad saada. Et siis koerte eest nad hoolitsesid väga ja siis me jätsime. Istusin kelgu peale, neid sõidutati ringi seal, et koerte poleks iga. Natukene teadust ka, laenan Mikko Sibilalt slaidi, kellega ma koos seal Põhja-Gröönimaal olin. Ja Arktika on selles mõttes huvitav, et seal on väga palju halogeenide keemist, ehk siis kloori ja joodi, broomi, mida siin meie laiuskraadil peaaegu üldse ei ole. Ja on tundmatu protsess veel jääb, pinnal toimub ilmselt siis fotoplanktonite ja veest joodi eraldumine, et seal on veel üht-teist uurida, aga nagu näete kõik, siin on erinevad keemilised süsteemid maa pealt, mis õhku midagi paiskavad, ent selles kastis lõpuks kõik välja tuleb üks mingisugune arvutuse osake. Ehk sarnane lugu nagu Sir John Aitkenil oli, kes mõõtis erinevaid gaasilisi ühendeid oma reaktsioonikambris ja nägi, et tekitavad pilli väga mitmed erinevad, aga mitte kõik. Nii ka siin on mitmeid erinevaid orgaanilisi keemilisi süsteeme, mis tekitavad osakesi ja selle huvi eesmärk tavaliselt ongi see, et osakeste tekke ja nendest siis kliimamõju. Minu huviorbiit ongi siin esimeste molekulide, esimeste väikeste osakeste juures, kui nad muutuvad nähtavaks pilve visaraks, siis minu töö nii-öelda lõpeb. Et neid ma enam edasi juuri, seda teevad juba teised inimesed. Või üldse, mis see aeg on, sealt ei näita. Aga praegu väga aktiivselt teeme koostööd ka CERNis, kus ta seondub Arktikaga selliselt, et praegu on eesmärgiks uurida atmosfääri külmasid piirkondasid. Ja siin järjekordselt joodhappe, mis on väga selline Arktika spetsiifiline, on olnud üheks keemilisüsteemiks, mida me oleme uurinud. Aga pilt on väga sarnane. Maa pealt tuleb erinevaid kemikaale, kõik muutuvad rohelisteks ja sinisteks pallikesteks ja lõpuks siin on pilv ja päike, kust peegeldub see suur süsteem on lihtne, aga need detailid siin molekulide tasandil seal on veel palju arusaamatust ja palju veel on mõõtmist. Mõõtmid ei ole sugugi mitte lihtsad, masinad on suhteliselt keerulised, aga see on osa selle töö tulust.
et see on selline Arktikaga seonduv simulatsioon, mida me seal CERN-i cloudi eksperimendis teeme. Ja kui ma varem mainisin, et segametsas tuleb alfapineeni ja tuleb isopreeni ja isopreen pigem pärsib osakeste teket, siis hiljuti see aasta tuli välja artikkel või siis avastus, kus tegelikult ka isopreen, mis on selle mõttes oluline, et ta on kõige rohkem atmosfääri paisatud orgaaniline element looduse poolt. Ja kuna ta praegult on arvatud, et ta pärsib osakeste teket, siis nüüd avastati mehhanism, kuidas ta hoopis tegelikult tekitab osakeste teket. Mis teeb selle huvitavaks, et siin on nagu, ei ole Arktika, on troopika ja Amazona metsas, see on ainukene koht maailmas, kus ei ole mõõdetud atmosfääri osakeste tekest. Alati on mõõdetud, et aerosoli osakesi on palju, aga kunagi ta esimestel kõige väiksemad, kui molekulist hakkavad esimesed aerosoli osakesed tekkima, seda Amazonases ei ole siiamaani mõõdetud, ei olegi. Ja siis arvati, et tegu on isopreeni pärssiva mõjuga ja need osakesed seal ei teki. Et oli vaja juurde konvektsiooniga isopreeni tõstmine kõrgematesse õhukihtidesse, kus on -30, -50 kraadi pakast ja seal see isopreen tekitab osakesi, seal nad kasvavad ja kui nad segunevad alla tagasi, siis on meil tegelikult Amazonis väga palju osakesi, mis on juba kasvanud, aga nad ei ole seal tekkinud. Ja see protsess, Nature on loodusteaduse üks kõige prestiižsemaid ajakirju ja ainult sellised valitud ja väga tipptasemel uurimused saavad seal publitseeritud, siis see töö, see avastus publitseeriti Nature'is, mis on väga suur saavutus, kus mulle see lugu ilmselt meeldib, kuna aastaid tagasi see isopreen oli see pahapoiss, kes ei lasknud osakestel tekkida ja nüüd ta tegelikult vastutab suure osa troopikas pilvetekke, tuumakeste tekkest, on see tegelikult ikkagi see isopreeni keemia end, see peab töötama, peab korraks ära käima selle troposfääri üleskihtides. Seondub Arktika oma temperatuuri pärast, et isopreeni Arktikas väga palju ei ole. Et Arktikas on just joodidega, et meriline joodid on siin täitsa olemas. Aga sellega ma lõpetan. Talvine pilt meie füüsikumist ja atmosfääri teadlased tavaliselt on fööniku korrusel ja nii ka meie. 6. korrusel on meil laborid ja 5. korrusel on meil tööruumid ja mõned laborid. Ja kui on küsimusi, siis ma veel kohe küsimuda ei jookse. Jah, ma katsun siis modereerida. Jah, tein. Mis see CERN-i roll on? Mida CERN-is tehakse? CERN-is on, miks ta on oluline? Need punased keemilised süsteemid, mida me seal uurinud oleme, on CERN-is on võimekus teha asju et seal on mõõtekamber. Selles mõõtekambris, kus me muudame atmosfääri, me tegelikult ei kasuta neid CERN-i algtuumakeste ja algosakeste füüsikat väga palju. Me kasutame CERN-i kiirendist tulevat nii-öelda kosmilise kiirguse. Saame seal selle kosmilise kiirguse sisse lülitada ja välja lülitada ja suuremaks lülitada ja väiksemaks lülitada. Et see kõige suurem roll CERN-il on see võimekus teha eksperimente, mis on ultrapuhtad. Et seal on tõeliselt sellist puhtust ei ole võimalik nagu, on võimalik rahaga, aga väga suure rahaga kuskil mujal laboris teha. Pluss, et see koostöö, mis seal CERN-is on 20 rühma koostöö. Nii et toimub nii, et kord aastas tullakse kokku, peaks omad masinad ja teadlased ja tudengid ja teadlased sinna 3 kuuks. Ja siis selle atmosfääri kambri ümber korraldatakse neid mõõtmiseid, andmeid analüüsitakse kõik koos. See on selline hästi suur koostööprojekt ultrapuhtas keskkonnas. See on see CERN-i väliselt see puhtus. Minul on küsimus selle modelleerimise kohta. Mis tarkvara see on, mis ta olete kasutanud? Kliimamudelite modelleerimine. Ja.
praegu jah. See oli see, kuidas alguses hakkasid rääkima see, et kuidas see modelleerimine käib, ja ma arvan, et keeled algas kõik Fortranist ja praegult on need modernsemad keeled ka juba kaasatud, aga. Ja, ma mõtlesin, et jah, kui viimase tarkvara, mis võimaldaks nagu modelleerimist nagu teha. Globaalsed mudelid on hästi suured, nad modelleerivad läbi nagu terve atmosfääri kihi pluss globaalselt. Peab sinna siis emissioonid, inventaaridest, atmosfääri keemia peab seal sees olema, väljasademine peab sees olema ja kõik energia jaotumise mõttes pilvetekke peab seal sees olema. Ja ma mõtlesin sama, et see on see mudel on või nagu see tööriist on või see töö nagu, et see modelleerimine ei ole enam nagu, see algas kusagilt, aga see praegu sa lähed edasi. Ja, järjest täpsemalt, kuna ta on globaalne mudel, siis seal on mingid. See modelleerimine läheb edasi. Pakid on, jah. Ja, algas. Ja, aitäh. Mul on väga kena öelda, et sa oled teinud põhjaliku töö ja aitäh, aga ma tahaks selle asja esimest otsa rääkida natuke, aga ainult veidi, sest et minul oli ülikooli lõpuaastatel, mis lõpu 3 aastat umbes, õpetaja Herman Mürk, seda ei tunne keegi, aga ta oli ääretult tore õppejõud, niisugune, kes ütles, et vaata, siin on see konspekt ja loe ja räägi mulle, kas sa aru ka said. Ta eksamil ei olnud vaja väga seal pingutada. Aga tema see hobi oli siis see, et leiutada omanimeline atmosfääri läbipaistvuse koefitsient, mis on ju enam-vähem sama üritus, millest sa räägid. Et mingi näitaja on see, et kuidas päikesekiired sealt atmosfäärist läbi tulevad. Ja minu meelest see seostub sinu ettekandega küllalt palju, aga mina ei tea ausalt öelda, kas tema oma koefitsiendi leiutas, aga ta oli seal väga lähedal. Aga mina pidin talle 3 aastat neid töid tegema. Nii et mul on see väga lähedane selles mõttes. Ükskord on atmosfäär must ja praegu ta on must sellepärast, et seal liiguvad mingid satelliitide killud, igane jama. Seda ei olnud sel ajal üldse jutuks. See on kõik uue aja värk. Aga ma tahaks siiski teada, et kuhu poole see nüüd asi kaldub, kas see on atmosfääri enda areng, et ükskord on parem, teinekord halvem, või on see tõesti juba inimkonna mõju, et ei oska enam enda rämpsu ka mujal hoida kui atmosfääris. See ikka kahjuks on inimese tegevuse tagajärg. Ja eelkõige üks kõige suurem tegur on fossiilne süsinik. See fossiilne süsinik, mis on maetud sinna miljonid aastaid tagasi, me pumpame seda välja ja kuna CO2 on nii pikk eluiga, 100 aastaid, siis ta ei kao samas tempos ära, kui mida me sealt välja pumpame, nii et ta akumuleerub atmosfääri. Ja sellest see suur kiirenev CO2 kontsentratsiooni kasv, kuna ta ei saa atmosfäärist kätte kiiresti, aeglaselt, aga et me muudame süsiniku, fossiilse ja modernse süsiniku tasakaalu. Ja see oleks esimene samm, mida teha tegelikult, mis ei ole majanduslik tehtav, aga fossiilse süsiniku välja pumpamine peaks nagu Ma küsiks ise selle osakese väiksuse kohta. Ma saan aru, see on nagu üks asja võtmeid, kuidas see pihta hakkab. Mina olen omal ajal tegelenud
polüsahariidide keemiaga ja ühe ainega agarloos, ta moodustab kaksikspiraali iseenesest. Need kaksikspiraali paksus ja selle sammu pikkus on kuskil võib-olla 10 angstrumit või midagi niisugust. Ja kas, või ütleme, küsimus on selles, et kui väike molekul. Ma hakkasin lihtsalt selle pärast nagu mõtlema, et kas siis milline jupp antud puhul või kui siin isopreenist rääkida, siis et kui väike see molekul peab olema, kus siis see aerosooli moodustamine üldse pihta hakkab. No see on muidugi niisugune hägune piir, et millal on molekul ja millal on klaster ja millal, kus on keemia ja kus on füüsikat, see niisugune hägune, aga me peame alampiiriks umbes 1 nanomeetrit. Ja 1 nanomeeter võiks olla 2 või 3 väävelappe molekuli klastris. See on mõne paari-kolme molekuli niisugune klaster. See on see, millest see hakkab. Et väga pikalt uuritud ja üks olulisemaid osakese tekke esimesi samme ongi väävelappe keemia. Kui see on väävelappe ja ammoniak omavahel hakkavad järjest, tekib sool, et järjest kasvavad ja seda seal CERNis, kus juures me uurisimegi esimesena, tahtsime uurida väävelappe kasvu. Ja ta kasvas liiga kiiresti, arvestades, mis see teoreetiliselt võiks olla, kuniks meile tuli sinna kohale lõpuks üks massspektromeeter, mida alguses ei olnud, mis oli piisavalt tundlik, et ta suutis mõõta sealt väävelappe ja ammoniaki klastreid. Et siis me pidime teha ühtegi masinat ei olnud, mis muudaks ammoniaki piisava täpsusega, aga me nägime selle klastri keemilises koostises, et seal on ammoniaki. Mis tähendab, et see ei olnud puhta väävelappe kasv, vaid et see oli väävelappe pluss ammoniak, mida siin ei pandud, see oli mingisugune mustus. Ja see kasvav süsteem nagu põhimõtteliselt hakkab siis 3 väävelapet ja üks ammoniak ja siis sinna peale järjest väävelappe, ammoniak neutraliseeritud. Omavahel, aga no jah. See läbimõte on seal kuskil 1 nanomeeter, 1 väävelappe molekul 0,8 nanomeetrit. Ja siis suurem klaster on natuke juba üle 1. Me näeme, et üle 1 nanomeetri klastrid hakkavad kasvama alla selle, nad enamasti ei kasva, et nad püsivad nii-öelda molekulidena. Et ma küsiks nagu ühe asja veel, et selle alguse otsa jutu peale kliima soojenemine, et lõpuks on kõik energia, siis siia nagu kuskile ta siis nagu salvestub ja ma saan aru, et see põhiline koht on ookean, kus on siis, ma ei tea, palju see raadikene või paar ookean nagu soojemaks läinud. Et kuidas sellega nüüd on, eks ole, kas see on nii ja palju siis sinna annaks nagu seda soojust ära toppida veel? Vee mahtuvus on nii suur. No täpselt. Kliima soojenemine on ikkagi eelkõige atmosfääri soojenemine. Kliima soojenemist põhjustab atmosfääri keemilise koostise muutus. See on need molekulid, mis võmbuvad sellisel sagedusel, et nad suudavad absorbeerida energiat ja seda edasi kanda mitte. See on kasvuhoone efekt, aga lõpuks jääb see soojus ju maa peal. Ja soojenenud maa hakkab piirkama soojust. Kui nüüd mõelda, kui palju seda siia järjest tuleb, siis see, et kui on see, ütleme, see lisaks tulnud energia on salvestatud ookeani, siis sinna mahutada võiks palju, eks ole. Ja ta on nagu siis sinna nagu kuidagi ära pandud, millega nagu väga palju halba ei ole võib-olla juhtud. Veel. Pigem see ookean ikkagi soojeneb atmosfääri soojenemist tagajärjel. Et ookeani on ju kiirganud seda päikest sama palju, päikese mõju ei ole muutunud siin 2000 aasta jooksul. Ainuke, mis on muutunud atmosfääri keemiline koostöö.
no ja tänu sellele, eks ole, kasvuhooneefekt peegeldub tagasi ja sinna ta siis jääb lõpuks. Ja kas tahaks keegi veel? Uusi teooriaid ei ole vaja. Jah, uusi teooriaid võiks ka muidugi mõelda. Ma hea meelega oleks küsinud ühe küsimuse, mida ma ei saa küsida, sellepärast, et mul ei ole meeles. Aga ma nägin äsja, et oli ajalehes midagi teada. See oli mingi Keili ülikooli või Cambridge ülikooli, ühesõnaga mingi korraliku ülikooli, korralike kraanidega mees, kelle väide oli, et kogu see kliima soojenemine ja kõik see jutt on jamma. See oli äsja, ma ei tea, järsku juhtusite lugema, siis mis? Aga võib-olla oli, jah, ma väga põgusalt nägin seda. Neid on küll sellised, jah, kes niimoodi usuvad, aga... Ei, no tema ei olnud, ütleme, tema tarkus või võimekus argumenteerida ei piirnud usu. Tal oli ikkagi mingisugune tõsisemalt võetud jutt seal taga. Ma ei hakka kommenteerima, kui õige on. Aga lihtsalt, kui seda oleks sattunud lugema, siis oleks võinud see maha teha praegu. Et sellest päris teadusel on päris palju tegemist, et seda pseudoteadust ei jaksa energiat liiga palju sinna kanda. Kuulge, aga kõvemas argument on ju, et mudelitesse pannakse meelega niisugused algtingimused, et tulemus oleks hästi halb. Et see on põhiargument. Miks mõni modelleerija, ma saan nagu poliitik, eks? No, väga raske on niimoodi mõelda, miks keegi nii teeks. No tegelikult samamoodi nagu on, ütleme, see IPCC ja see seltskond on olemas tegelikult kontoseltskond, kes on väga kõrgel tasemel, väga hästi makstud. Mu hea kolleeg Belgiast, André Berger, atmosfäärifüüsika niimoodi teadlane. Tema mulle korra ütles, kui ma küsisin, et kuidas sa argumenteerid, ta ütles, tead, mul oleks vastu võtnud need pakkumised, mis mul on tehtud, et ma läheks üle teise leeri. Mul ei pruugiks enam üldse tööd teha ammu. Ühesõnaga on ka niisugune. Mina olen selle vales leeris, kus tulemuste eest ei maksta. Et kuulge olgu, tõmbame siis otsad kokku, täname